Mina kartsin lapsest peale väga, et sõda algab või mingi tuumasõda või mingi lasteaia katusel oli õhuhäire sireen, seda katsetati kogu aeg, siis mul oli iga kord oli surmahirm, et nüüd pommitataksegi kõik segi. Ilmselt me sellepärast nii palju jõimegi, et tegelikult me olime üsna arad, siis oli vaja julgust võtta. Lukil oli üldse kombeks, et kui kontsert hakkas tulema, siis hakati nagu paar nädalat enne hakati juba vaikselt eufooriast nagu napsu võtma, et kohe tuleb kontsert. Miks te ei ole kasklane? Huvitav küsimus. See oli kogu Nõukogude Liidus niimoodi, et kõik jõid, ülemused jõid, alluvad jõid, kõik jõid absoluutselt, on ju. See mäletan seda, et ma olin suus purris, ma nagu enne kui loomargin, mis ma tegelikult taas oleks oksele minna. Esinemine algas pihta ja... Mina olen näiteks enam roheline, olen lilla. Midagi kogu aeg vedas alt, et esinemine algas jootekolviga ja Ivo ja Villu rahva üleskütmisega, et kohe-kohe saavad valmis. Oodake umbes 20 minutit, kohe saab korra. Ma mäletan, et mingi 20 minutit ääres laval pinda. Siis saab näu. Aga siis see läks käima ja rahvas oli pöördes, saal oli täis ja... Läksin lavale ja mõtlesin, millal see kõik ära lõppab. Ega mul oli niisugune pommelli tõuda. Küsisin Raivot, kuule, kus me saame nüüd kuulsaks? Ühel hetkel olid mendid kohal ja kui mõni sealt summast ikka natukene eemaldus, see kongi topiti ja lupja läks. No pärast esimest kontserdi siis olime kohe keelatud bänd ja KGB lektor Konovalov käis mööda koole, näitas meie pilte. See oli täielik reklaam. Tänapäeva kapitalistliku maailma unistus, et võimu esindajad käivad ringi ja räägivad, ärge sinna kontserdile minge. Seal juhtub õudseid asju. Peagi ei olnud Tallinnas enam ühtegi kooliõpilast, kes ei teadnud Lukit.